Haabersti linnaosa tänavate kevadkoristus käib täie hooga ning juba on linnaosa valitsuse lepingupartnerite poolt tänavate märgpuhastuse käigus kokku kogutud 113,5 tonni pühkmeid. Sel nädalal jõutakse märgpuhastusega Väike-Õismäe Astangu hoovidesse. Nagu siin näha, et meil on erinevad brigaadid, üks, kes käsitsi siin pühkib neid äärisid, teine on imuriga autojuht, kes sõidab ja pärast korjab seda prügi. Ja kolmas on see, kes tegeleb selle survepesuga. Öelge palun, et kas te elanikele ka panete midagi südamele, sest ma vaatan, et tegelikult on päris raske koristada siin autode vahel. Jah, meil on teavitused tehtud, meil on läbi Facebooki, meil on lehes kirjutatud ja meil on ka kõikides trepikodades ka info pandud. Aga ikkagi masinad peavad siin slaalomit sõitma. Jah, kahjuks on selliseid autojuhte, kes reeglit ei täida. See tähendab tegelikult, et kannatab ka koristamise kvaliteet. Jah, natuke kannatab, aga kuna siin on käsibrigaad ka olemas, siis me ütleks nii autode vahel ka püüame koristada. Linnaosa valitsus avaldab hoovide puhastusgraafikuid nädalate kaupa ning need on leitavad Haabersti linnaosa valitsuse veebilehelt ja sotsiaalmeediakanalitest, et autojuhid teaksid, millal tuleb oma masinat mujale parkida. Keeruline ongi see autode vahel manööverdamine. Tihtipeale on niimoodi, et ei arvestata sellega, et ma ka tagurdan, et kogu aeg peab vaatama ka ikkagi kaamerat, et siin on küll praegu, eks ole, võtame 3 auto vaba ruum on. Tagurdan, aga mõni mõtleb, et oi, siit on juba puhas, et kogu aeg peab olema selles osas ettevaatlik, et tagurdades kellelegi otsa ei tagurda. Et põhimõtteliselt on see ikkagi terve tööpäev autode vahel laveerimine, see ei ole nagu tavaline autosõit. Tänavate ja kõnniteede kevadkoristus ja pesu on plaanis kõigis linnaosades lõpetada hiljemalt 15. maiks.